Mart Helme, teid esitati nüüd presidendikandidaadiks. Millised on teie sõnumid, millega te lähete ja mis on teie eelised? Ja no muidugi mitu kuid on siin ees. Kõigepealt kongress peab kinnitama minu kandidatuuri ja seejärel on kindlasti vaja saavutada see, et me saame valijameeste hääled, kui läheb valijameeste kogusse kandidatuur taha. Nii et siin see võitlus on alles esimese astme nii-öelda alguses. Ja missugune president? Mida ma tegema hakkan? No kõigepealt kõige olulisem on see, et Eestis on täielikult jalge alla tallatud põhiseaduslik kord. Seda on tehtud muidugi suuresti eurodirektiivide najal ja eurodirektiivide vastuvõtmise ja kohandamise ettekäändel, aga sisuliselt ei tähenda see seda, et meil põhiseaduslikku korda nii jõhkralt rikkuda oleks võimalik ja senised presidendid on tegelikult põhiseadusliku korra rikkumistele ja põhiseadusest ülesõitmisele andnud omapoolse toetuse. Nad küll väidavad, et nad kontrollivad, et asjad ei oleks põhiseadusega vastuolus, aga tegelikult me teame, et see kontroll on formaalne ja väga paljud seaduseelnõud, mis on presidenti poolt kinnitatud, on kinnitatud põhiseadusega vastuolusid lihtsalt nagu ignoreerides. Nii et see on üks asi. Teine asi on see, et meil Eestis on kujunemas totalitaarne riik. Meil ei ole tsiviilkontrolli enam julgeolekuasutuste üle. Julgeolekuasutused jälitavad inimesi. Meil on liigume totaalse jälgimise ühiskonna poole ja see on ka põhiseaduse vastane. Ja siin president peab lakkamatult häirekella taguma ja astuma samme, et niisugune olukord ei eskaleeruks, vaid et oleks võimalik vastupidi seda tagasi pöörata. Ja kolmas moment, mis on ka seotud selle sama põhiseadusliku järelevalvega, mis ongi ju presidendi üks põhirolle, on võimude lahususe taastamine. Meil praegu võimude lahusus lonkab kahte jalga. Meil erinevad institutsioonid katavad üksteist, teevad üksteisega seadusevastast koostööd nagu prokuratuur kaitsepolitseiga ja siseministeerium jälle omakorda, prokuratuur ja politsei ja piirivalveamet jälle omakorda oma illegaalseid jälitustegevusi ja kõik nad mätsivad üksteise seaduse rikkumisi kinni. See tähendab seda, et võimude lahusust ei toimi ja ka see, et president paneb silmad kinni seaduse rikkumiste eest, põhiseaduse rikkumise eest, ka see tähendab seda, et põhiseaduslik võimude lahususe põhimõte on meil lihtsalt üle sõidetud. No te mainisite, et ikkagi mõtlesite tükk aega ja kui te nägite neid Eesti inimesi, siis nende pärast olite nõus? Ja no ma käin ju Eestit mööda ringi ja suhtlen inimestega ja ma näen seda frustratsiooni ja seda pettumust ja seda majanduslikku allakäiku ja inimeste igapäevaseid muresid. Ja see praegune kurss, Eesti on täiesti selgel rahvusliku katastroofi kursil, siin tuleb midagi ette võtta. Ja peab olema inimene, kellel on elukogemust, kellel on poliitilist kogemust ja ka tahtmist ja usku, et on võimalik ette võtta midagi. Praegu me näeme, et meil on plaseerunud poliitiline eliit, kes on käega löönud ja lihtsalt otsustanud, et pärast meid tulgu veeoputus. Peaasi, et meie siin veel saame hakkama. Peaasi, et me oma mingisugused korruptiivsed või poolkorruptiivsed tehingud läbi lükkame ja kui asi väga hulluks läheb, laseme ka siit Eestist jalga. Et ma ei saa sellega nõus olla, ma ei saa sellega leppida. Mu südametunnistus lihtsalt ei luba seda. Ja siit edasi tegelikult laias plaanis on ikkagi EKRE seda meelt, et otsevalimised oleks presidendi. Ja kogu meie presidendi valimiste kampaania üks leitmotiiv on kahtlemata see, et tõsta kilbile vajadus muuta põhiseadust nii, et presidenti Eestis hakkaks valima rahvas. Sellisel juhul me saame rääkida ka presidendil olevast mandaadist, sest et mingisugune tagatubade kokkuleppe president, kes on määratud ametisse, mingit mandaati ei oma ja siit ka kõikide nende presidentide hambutus. Et me peame viima asja selleni ja ma võin kindlalt öelda, et esimesest päevast, kui mina Kadriorus istun presidendi ameti laua taha, ma hakkan tegelema sellega, et survestada erakondi, survestada parlamenti, et põhiseaduse muudatus presidendi otsevalimisteks tuleks.